Kell on 7:30 hommikul, oleme tulnud kogu meeskonnaga siia Darwini Convention Centerisse, kus algab meie võistluse esimene staatilise skruti päev ja tundub, et me oleme kohe esimesed siin järjekorras. Siin vaadatakse üle kogu auto tehniline pool, alates sellest, kuidas me oleme projekteerinud oma akupaki, lõpetades selleni, mis poldid on meil kasutusel turvavöökinnitustel. Viimased päevad siis olen lihvinud ja viimaseid viimistlusi teinud päiksepaneelide mootoritega ja siis nüüd pean täna ette minema näitama, et kõik need süsteemid vastavad reeglitele. Und on vähem kui tavaliselt, meel on ärev, aga ma arvan, et me saame tehtud selle. On väga põnev, huvitav ja ootusärev. Hoia pakki. Lauda on suur uks, kus saate sisse. Nüüd on tööriistade kohta, ma küsin kohe üle, aga ilmselt toome tööriistad. My name is John, how are you? And my name is Steve. Look, we are sort of managing the floor inside there. Praegu oleme siis alustamas oma esimest staatilist rutineeringut. Auto on sisse aetud. Juba on esimesed probleemid, aga õnneks väiksed. Saame kohe ära lahendada ja loodetavasti saab asi kohe korda, saame edasi minna. You can just push it forward and make it. Meil on kokku siin ümberringi meil täna 10 punkti, millest me peame kõik läbi saama, siis seal on igast mehaanika, sildistuse, inimeste ja süükeste asjade mõõtmine ja siis siin tahvlil on näha ka kõik need lõpuks kokku 16 punkti, mis me peame läbima, millest osad siis on selle dünaamilise skrutineeringu osad ja seda me teeme siis hiljem sellel nädalal. Kõik päikeseautojuhid, pange ennast valmis ja sebige kõik kiivrid, siin stopis on neid vaja. Pärast ei Siin skrutis, kus siis autoga on meil selline raamat. Raamatus siis pannakse igas punktis siis kleeps. Et kleepsudel on erinev tähendus, et siis roheline tähendabki seda, et on läbitud lendlava kergusega, et ei pidanud midagi parandama. Ja siin väga rohkem midagi ei ole, et täpsemalt ongi siis võib-olla lehekülgede välja toodud mingid teatud reeglipunktid ja siis siin on lihtsalt linnukesega märgitud, kas on vastab siis reeglile. Ja siis kui kõik need lahterid rohelisi kleepse täis saame, siis olemegi skruti edukalt läbinud. Kuidas nagu mingi hõbekandik. Me oleme praegu mehaanika kontrollpunktis. See on üks tähtsamaid, sest siin vaadatakse üle kõik meie roolisüsteem, vedrustus, põhimõtteliselt põhikomponendid, mis tagavad, et auto püsib turvaliselt teel. Ehk siis siin kontrollitakse päris põhjalikult ja päris pikalt, sest ikkagi on tegemist niisuguste üksikkorras valmistatud prototüüpsõidukitega, mille on ehitanud tudengid põhimõtteliselt põlve otsas.
no põhimõtteliselt kõik läks väga hästi, siin ei ole nagu mingit probleemi, kõik neile meeldis, mingit probleeme ei olnud, kõik oli super. Siin punktis siis hakatakse meie akut kontrollima. Selleks me peame võtma selle aku sealt välja ja selle jaoks me kõigepealt tõstame auto üles. Ja siis, kui aku on välja võetud, siis nad tahavad näha sinna sisse, et milliseid akuelemente me oleme kasutanud. Ja lisaks tahavad nad panna sinna sellised plommid ette, et me ei saaks neid akusi võistluse ajal vahetada ja cheatida siis. Well done. Ta salvestab nii. 3, 2, 1 ja... Hästi. Oleme lõpetanud nüüd staatilise autokontrolli. Kõigis punktides üldiselt läks väga hästi. Mingeid tegelikult ei suuremaid ega väiksemaid probleeme ei olnud. Ja nüüd ongi vaja veel teha 8 sõitu dünaamiline kontroll ja siis saab minna võistlusele. Meie peainsener Joosep, kes oskas lihtsalt iga kohtuniku surnuks rääkida põhjendustega, et kuidas meie auto on turvaline ja reeglitele vastav. Nii et meil on üks väga kõva mäng peainseneriks. Skrut ehk skrutineering on siis korraldajate poolt meile ette nähtud kontroll, tehniline kontroll, kus siis kontrollitakse üle, et kas auto vastab reeglitele. Et skrutis on meil mitu punkti, mida peame läbima, näiteks mehaanika, elektroonika, akupakk, igasugune registreerimine, auto mõõtmed. Et lähed skruti, siis seal sul ongi hindajad vaatavad su auto üle, vaatavad auto tehnilist seisu, vaatavad, kas see vastab reeglitele. Kui kõik läheb hästi, saad siis oma raamatusse rohelise kleepsu, mis tähendab seda, et auto on selle punkti läbinud ja võid võistlema minna põhimõtteliselt. Võimalus on ka saada kollane kleeps, see on siis, juhtub siis, kui auto ei vasta reeglitele, aga sa ei saa ka seda enam parandada, et auto disainis on tehtud mingi mööndus, et siis sa lihtsalt pead leppima ajalise karistusega, mis sa võistluse ajal pead võtma. Ja kõige hullemal juhul võid saada siis punase kleepsu, mis tähendab seda, et sa pead midagi auto juures parandama, aga sellest ei ole ka hullu, et sulle antakse siis paar päeva aega, teed oma paranduse ära, näitad uuesti korraldajatele auto ette ja pannakse sulle roheline kleeps. Lisaks staatilisele skrutile on meil ka dünaamiline skrut, mis siis kontrollib siis auto igasugust pidurdamist, keeramist. Ette nähtud on mitu harjutust, on 8 sõit, slaalomisõit ja pidurdustest. Lisaks dünaamilisel on meil veel sellised vaari asjad, et näiteks saateautode korrasolek, igasugune ohutus, meditsiin ja muu selline. Kui oled kõik need punktid läbinud, võid starti minna. Ühe osana skrutist on ka meil turvalisuse kontroll ja minu ülesandeks siis safety officerina oligi näidata võistluse korraldajatele, et millised vahendid meil kõik kaasas on, kõik kindad, labidad, respiraatorid, tuletekid ja nii edasi. Ning selle läbisime me kõik ka edukalt. Kuna Austraalias on suureks probleemiks metsatulekahjud, siis pidime me ka võistluse korraldajate käsul ostma sellise suure seljakoti, kuhu mahub sisse 18 liitrit vett ja millega saab siis tuld kustutada. Lisaks kontrolliti meil ka siis vajalike meditsiiniasjade olemasolu. Meil on siin olemas selline kotike. Kotikeseks on vist natuke halb teda kutsuda, ta on päris suur.
List asjadest, mis peavad olemas olema, on päris pikk. Ja peamiselt ongi siis keskendutud sellele, et kui peaksid võistluse ajal juhtuma mingisugused väiksemad traumad või väiksemad sellised tervisekaebused, siis need me saame omakeskis ära lahendada ja ei ole vaja ekstra kuhugi minna. Need asjad siis, mis on natukene erinevad selles, mis meil Eestis oleks, on maahammustuse ja ämblikuhammustuse eraldi selline kit olemas ja lisaks, kuna meil päikeseautos läheb päris soojaks, siis autos sõitjatele on sellised jahutavad rätikud, mis siis põhimõtteliselt valatakse veega üle, raputatakse natuke ja siis nad annavad sellist head jahutavat efekti. Võib-olla sotsiaalmeediast ja vlogidest on jäänud tunne, et me siin ainult kontrollides käimegi. Me oleme siiani teinud tegelikult hetkel 2 niisugust peamist suuremat kontrolli. Esimene, kus me natuke tagasi käisime, oli Austraalia Maanteeameti kontroll, mis oli vajalik selle jaoks, et me saaks enne võistlusi testida Gunpoint Roadil ehk avalikel teedel. Ja nüüd teine kontroll, kus me käisime eile, oli siis võistluste poolt korraldatud kontroll, mis on siis vajalik selle jaoks, et korraldajad saaksid ka veenduda selles, et meie auto vastab päriselt reeglitele, millele ta vastama peab ja et ta oleks võistluse jaoks turvaline ja sobiv. Võistlusel on siis kõikidel meie autodel enda funktsioon ja oma järjestus. Ehk siis kõige esimesena sõidab meie kolonnis Scout. Selleks on siis meil see fantastiline Hilux. See sõidab siis kilomeeter kuni paar kilomeetrit meie põhikolonnist eespool ja vaatab, et tee oleks puhas, et ei oleks mingeid suuri auke ja kui on, siis annab sellest meile teada. Front on siis meie kolonnis tavaliselt teine auto. See siis põhimõtteliselt kaitseb päikseautot eespoolt ja juhul, kui me tahame möödasõitu teha, siis tema sõidab kõige esimesena mööda ja annab teada, kas päikseauto võib tulla või mitte. Ja lisaks, kui keegi tahab meist möödasõitu teha, siis saab tema eespoolt teada anda, kas tee on puhas või mitte. Back on siis meie kolonnis kõige tähtsam auto. Siin tehakse kõik otsused meie päikseauto eest ja see kaitseb ka meie päikseautot tagantpoolt. See sõidab siis päikseautost enamasti 100 kuni 200 meetri kaugusel ja siin sees on siis meil ka näiteks see observer, kes siis vaatab, et me mingeid ulakusi ei teeks. Siin auto peal on meil siis ka Starlink, millega me saame internetiühenduse ja ilmajaam, mis annab meile teada, palju meil päikseenergiat on võimalik saada ja mis on tuuletingimused. Siis backis meil on siin 2 ekraani, mille pealt me saame jälgida kõiki auto parameetreid. Siin on siis tuuleandmed, igast tarbimise andmed ja kõik muu, mis meil võiks vaja minna, et arvutada välja, kaugele me jõuame ja millise kiirusega me peaksime sõitma. Van on siis meil eelviimane autokolonnis. See sõidab siis peale põhikolonni, aga enne treilerit. Ja siin on meil siis sellised tööriistad, mida meil ei lähe kohe vaja, aga kui on vaja, siis van saab tulla meie auto juurde kiiresti ja seal siis siit saame siis tööriistad võtta, et autot parandada. Lisaks kannab van ka siis treilerit, mida meil siin praegu ei ole, aga seal sees on siis kõik meie kämpimisarustus ja söögitegemisarustus. Treiler on siis meil siin kõige viimane auto. See sõidab siis kolonnist mingi kilomeeter 2 tükki tagapool ja on kogu aeg valmis meie autot peale võtma juhul, kui sellega peaks midagi juhtuma niimoodi, et me sellega enam edasi ei saa sõita. Loodetavasti seda ei juhtu, nii et põhimõtteliselt sõidab see meiega lihtsalt kaasa. Meediaautol siis meie kolonnis otseselt kohta ei ole, aga tema funktsioneerib siis meie videograafi autona ja pildistamisautona. Ehk siis tema võib kolonnist möödasõite teha, seisma jääda, autodest pilti teha ja lisaks funktsioneerib ka ta siis varuautona juhul, kui meie front või back peaksid katki minema või midagi nendega juhtuma. Põhimõtteliselt teeme veel viimased asjad, paneme paika ära. Auto läheb konteinerisse, treilasse umbes 20 minuti pärast. Ja liigume Darwini Convention Centerisse, kus hakkab meie practicality hindamine. Seega jah, viimased lihvid ja oleme valmis. Võrreldes eelmise autoga tooks meie uue auto puhul välja seda, et meil on seekord siin interjööri keskel keskkonsoolis üks selline suuremat sorti ekraan,
kust pealt me saame üks asi vaadata infot autosüsteemide kohta, milleks on siinkohal näiteks akupakk, rehvid, rehvi rõhud, rehvi temperatuurid ja päiksepaneelid. Praegult oleme siin garaažis. Päiksepaneelid meil energiat ei tooda, aga võimekus on meil olemas. Järgmiseks on meil siin kaart GPS-i süsteemiga, mis jällegi samuti siin bitis meil praegult ei tööta, siia see ei levi kahjuks. Kohe, kui me siit välja lähme, siis ta hakkab tööle. Töötab ka aadressi otsing ja kalkuleerib täiesti trajektoori välja. Järgmiseks on meil siin selline valik, kus me saame ühendada oma telefoni selle ekraaniga ning lasta muusikat läbi kõlari, mis on meil siin. Ja see loogika on siin veel see, et ta on selline kaasaskantav, ehk siis sa saad kuulata muusikat sõidu ajal ja ka võtta selle siit välja, kui sa kuskile tahad sellega timmima minna. Järgmiseks on meil siin interjööri valgustus, mis on, võiks öelda, 5-tsooniline. Kõiki saab eraldi reguleerida, kuid on ka võimalus kõiki korraga reguleerida näiteks. Siin üleval on meil nii-öelda lugemisvalgus, samuti siit reguleerid, sõidad pimedas, valgust näha ei taha, paned klapi ette, valgust enam ei ole. Järgmiseks on meil siia autosse sisse ehitatud dashcam, mis on paigutatud siia ja siit ekraani pealt sa saad seda vaadata, panna siis video salvestama või seisma. Järgmiseks on meil juhi istmele loodud istme ventilatsioonilahendus, mis on 2-tsooniline. Siit saab neid eraldi sisse lülitada. Praegu nad läksid tööle, puhub siit ülevalt kaela peale ja siit natuke altpoolt selja peale. Sõidu ajal kusjuures väga mugav varustus. Ning viimaseks, mida me siin ekraani peal teha saame, on sisse lülitada selline sõidurežiim, mida me nimetame Pure Motion Pro'ks, mis siis vähendab meie energiakasutust sõidu ajal kuni 20%, lülitades välja kõik ebavajalikud süsteemid ja ekraanid ning piirab ka mootorite kiirendust, et sõiduki juhil oleks lihtsam ökonoomselt sõita. Ja nüüd, kui me selle siin sisse lülitame, tuleb filmi lähemalt, vajutame siia, siis siia, tuleb animatsioon, ekraanid lähevad kustu ja nüüd, kui me selle tahame uuesti sisse lülitada, siis me vajutame siia nupule ning siis läheb umbes 45 sekundit aega, kuni see asi siin ennast tööle tõmbab. Aga kui me oleme Pure Motion Pro's, siis tuleb meil juhile kõik vajalik info siia rooliekraanile. Ehk siis kiirus, käik, suunatuled ja nagu te näete, siis ekraani pilt keerab kaasa rooli keeramisega. See on ka üks selline lisavarustus siin. Siis siin on meil sellised telefonihoidjad. Saad telefoni sinna sisse panna. Siin on keskkonsooli, meie kutsume seda kopsikuks, kus sees on ka USB-C ja USB-A-ga laadimisvõimalused. Mis siin veel on? Kindalaegas, läbi mille saab teha diagnostikat. Siin kindalaeka külje peal on kohe pistikud. Siin on juba tarkvarameestel juhtmed sees. Ja siin on see väike nupupaneel ka veel. Kõigepealt lülitame selle välja. Nüüd tuli valgus tagasi. Siit nupust reguleerime sisse ja välja interjööri ventilatsiooni. Nagu ma juba rääkisin, see nupp kontrollib seda ekraani. See nupp siin on meie siis tark päiksevisiir, mis on siis selline kilejas materjal, mis muudab enda läbipaistvust, kui me siia nupule vajutame, ehk siis nüüd ta paistab läbi.
nüüd ta ei paista läbi. Siin on mootorite jahutuseks mootorite ventilatsiooninupp, siit lülitame sisse päiksepaneelid, siit lülitame sisse akupaki jahutuse. Siin on meil endal üks hädaabinupp, mida kui me peal hoiame, siis läheb sisse drive. See on lihtsalt selle jaoks, et ükskõik mis juhtub siin selle käigu valitsa süsteemiga, mingil põhjusel ta otsustab, et ta ei tööta, siis me saame siit override ida. Et me peaks tegema võistluse ajal ebavajalikku stoppi ja see on inspireeritud eelmise hooaja ainsast ebavajalikust stopist, mis meil oli. Ja siis on siin valgustuse sisse ja välja lülitamine. Siis see hooaeg on meil siin autos ka turvavööde andurid, mis hakkavad piiksuma, kui turvavööd ei ole peal, kui me paneme käigu sisse. Siin on punane sümbol, auto piiksub, on turvavöö peale, piiksumine lõpeb. Tänasel Cruiser Chargingul hinnatakse meid 5 kategooria põhjal, milleks on style, comfort, convenience, features ja innovation. Ehk siis loodame, et neile meeldib meie auto ja kogu see varustus, mis siia peale lisanud oleme sest et see ajavõit, mis sellest skoorist tuleb, on päris jõhker. Sisuliselt võib öelda niimoodi, et iga kaotatud punkt on 3 minutit trahvi. Ehk kui esimene koht saab 100 punkti, teine koht saab 90 punkti, siis ta peab juba pool tundi ootama esimeses control stopis. Jõudsime nüüd siia kohale ja kõik autod hakkavad siia ilusti juba kogunema. Praegu meid paigutatakse kõiki siia äärde. Ja kui kõik on siin valmis, siis näidatakse seal kõigi 3-minutilisi presentatsioone autodest. Paistab, et siia saab ka tulla mingil määral publikut või kohtunikud ja kui need videod on üle vaadatud, siis hakkavad kohtunikud järjest autosid läbi käima ja hindavad siis neid asju, millest me juba eelmine kord rääkisime. Praktilisuse hindamine on nüüdseks läbi saanud, pakime autod siin treilasse peale, aga ma ütleks, et meil läks väga positiivselt. Kõik kohtunikud, kes meie autot käisid vaatamas, olid väga üllatunud teatud featuuridest, mis meie autol on. Eriti meeldis neile istmejahutus. Mingil põhjusel olid kõik väga šokis meie rooliekraanist. Loomulikult meeldis kõigile see sisevalgustus, mis meil seal on. Ja üldiselt ma arvan, et me saime neile piisavalt infot meie auto kohta edasi antud ning minu ootused on isiklikult positiivsed. Täna toimus dünaamiline skrutt, milles me läbisime slaalomi, pidurdustesti ning ringrajasõidu ning see oli ka viimane kohustuslik test, mis me siin võistlusel läbima pidime. Nüüd oleme me kõik testid läbinud, saime uue numbrimärgi ja oleme võistluseks täielikult valmis.